Eesti rahva lähimineviku kõige raskematel aegadel sündis legend valgest laevast, mis meie muserdatud maale pidi tooma trümmitäie vabadust või tagasi purjetama koos meiega vabamate randade poole. Valge on üks meie lipuvärve, sümboliseerimaks rahva püüdu õnne ja vabaduse poole. Taas iseseisvuse eest peetud võitlust kajastava filmitriloogia 3. film ongi nii pealkirjastatud. On 1991. aasta algus. 3 aasta jooksul, mil Eestis tegevvõimu teostab Edgar Savisaare juhitud valitsus, on järk-järgult kaugenetud Moskva diktaadi alt. Eestimaa rahvarindele kujunes tol ajal põhiküsimuseks Eesti iseseisvumise ajastamine. 1991. aasta aprillis peetud rahvarinde 3. kongressil ütles Edgar Savisaar: peame endale aru andma, et järgmine rahvarinde kongress toimub kas iseseisvas Eestis või majanduslikult, poliitiliselt ja moraalselt laustunud Eestis või hoopis põranda all ehk välismaal. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu oli vastu võtnud Eesti iseseisvust deklareerivad seadused, sama oli tehtud ka teistes Baltimaades. 1990. aasta sügisest kontrollis Eesti oma majanduspiiri. 8. oktoobrist läksin piirile kuskil ja novembri külmadeks oli meil juba mingisugune asi tekkinud. Nüüd siis hakkasid esimesed provokatsioonid, hakkasid rünnakud, hakkasid igasugused ähvarduskirjad ja mingisugused Moskva keskmise kaliibriga ülemused hakkasid sõeluma ja ähvardama ja kohtuma ja nii edasi. Seal sõjaväelastele tehti seal märkusi, et nad peavad midagi ette võtma, mida nad ei teinud. Au neile erinevalt jällegi samadest omoonidest Lätis, Leedus. Ja ühesõnaga asi hakkas kurjaks minema. Esimest korda kuskil novembris märkasime ka, et Balti ringkonnas käib mingisugune siblimine sõjaväeringkonnas. Teatavasti Riias oli neil peakorter. Ja siis kuskil detsembri alguseks juba oli kõikidest kanalitest jooksis kokku nii palju informatsiooni, et oli põhjust arvata, et midagi toimuma. Selliste kalaletungide eesmärk oli ikkagi pingeid üles kruvida ja tekitada olukord, kus oleks kogu maailma aru saadav, et Baltikumist teised edasi ei saa, kui tuleb presidendi võim kehtestada ja siinsed Eesti, Läti, Leedu võimuorganid laiali saata, sest lihtsalt nad ei suuda kontrollida enam oma territooriumil toimuvat ja Moskva tahtis esineda niisuguse vahekohtuniku rollis heade ja pahade vahel ja tema tahtis siis taastada selle stabiilsuse. Aga kui rääkida Moskva võimust, siis ega enam ühte Moskva võimu ei olnud. Ma arvan, et Moskvas oli sel perioodil juba väga mitmed erinevad võimud, kes nii mõneski küsimuses ajasid täiesti erisuunalist poliitikat. Eesti ja teiste Baltimaade liitlaseks ja tõsiseks toetajaks sai Venemaa liider Boris Jeltsin. 12. jaanuaril allkirjastati Moskvas Vene Föderatsiooniga poliitilise kokkuleppe ja majandusliku koostöölepingud. Aga samal öösel ründasid NSV Liidu eriüksused Vilniuse telemaja ja torni. Baltimaades voolas süütu veri. Kas see oli Nõukogude Liidu presidendi Mihhail Gorbatšovi otsene käsk, on tänaseni teadmata. Leedust alustati sellepärast, et Leedus läks kõige teravamaks, kuna leedukad hakkasid esimesena vastu. Leedu oli tollal üldse, teda nähti kõige vihasema vaenlasena ka veel tagatipuks. Pluss Leedus oli olemas veel lisaks Omoonile, oli olemas veel Leedus Vilniuse diviis, kelle ülema kohta olen ma kuulnud väga õudusteratavaid lugusid ja kes lõpuks taltus pärast seda, kui teda ähvardati tema enda meetoditega. Все события, и те, которые произошли в Литве в январе 1991 года, и те, которые произошли в Эстонии, и те, которые произошли в Таллине, они как бы способствовали нашим всем трем народам пути независимости. Потому что Литва был как бы очаг, первое предупреждение. Баррикады Латвии был знак, что народ готов миролюбивым способом сопротивляться агрессору. Латвийские баррикады увидел весь мир, но увидел в контексте всех
балтийских стран. Именно после баррикадов 1991 года в Риге менялось мнение западного общества на происшедшее в Советском Союзе. Симпатии перешли со стороны Горбачева в нашу сторону. Eestis tegutseti poliitiliselt täpselt ja kiiresti. Tallinnasse kogunesid Baltimaade liidrid, siia ruttas ka Venemaa saatuse pärast tõsiselt muret tundev Boris Jeltsin, et kirjutada alla Balti vabariikide ja Venemaa ühisdokumendile. Boris Jeltsini teo tähendust Eesti edasisele saatusele on raske üle hinnata. Esiteks jaanuar 1991, kui ta tuli siia, kui ta kirjutas alla ühisele deklaratsioonile ja kui ta kirjutas alla pöördumisele Vene sõdurite poole ja kui ta kohtus, millest vähem räägitakse, kohtus Vene interite liidritega Eestis. See oli esimene kord. Teine kord ta tegelikult tegi siis, kui tunnustas meie iseseisvust. Ja kolmandat korda siis, kui kirjutas alla president Meriga Vene vägede väljaviimis. Nii et mees on meile rohkem positiivset teinud kui paljud teised kokku. Стороны призывают все государства, как входящие в СССР, так и другие государства мира, решительно осудить акты вооруженного насилия против самостоятельности балтийских государств и их мирного населения, несущих угрозу демократии и стабильности в СССР, а также в международном сообществе. Президент страны, к которому я обратился, он дал слово, что только политическими мерами будут вопросы эти решаться путем переговоров, более активных переговоров. И надо, и будем на это надеяться. Jeltsinile tegi Tallinna visiit tookord Nõukogude ladviku poolt palju pahandusi. Gorbatšov mõistis, et otserünnakud baltlaste vastu on luhtunud. Mindi venitamistaktikale, lõputute läbirääkimiste imiteerimisele. Moskvas usuti, et kui igapäevaelus nähakse hindade kallinemist, kuritegevuse kasvu ja muid ebameeldivusi, küll siis rahva vabadusarmastus lahtub. Ja tõepoolest, iga päev lisas valitsusele uusi argimuresid. Opositsioon oli Eestis läinud otserünnakule, et valitsus vahetada. Selleks leidsid ühise keele koguni endised võimukandjad ja jõudu kogunud rahvusradikaalid. Esitan teile arutamiseks ettepaneku peaminister Savisaare vabastamise küsimuse kohta, millest tuleneb vajadus uue valitsuse moodustamiseks, lähtub grupp ülemnõukogu liikmeid, kelle nimel ma esinen, selgest ja kindlast äratundmisest, et majanduslikud ja poliitilised probleemid, mis on Eestimaalt kerkinud, vajavad lahendusteede leidmiseks tunduvalt suuremat üksmeelt. Valitsuse kukutamine oli igapäevane tegevus ja eks me tegelikult olimegi vähemusvalitsus, nii et miks meid siis ei kukutatud, eks kardeti pigem seda toetust, mis valitsusel oli rahva hulgas, kardeti seda, et tuleb järjekordne platsitäis rahvast Toompeale seda valitsust kaitsma, sest ega meil sellist absoluutset enamust ei olnud kunagi. Pööre Eesti poliitikas kavatseti ära teha 3 päevaga. 17. juunil esitada umbusaldusavaldus ja 19. juunil hääletada seda Ülemnõukogu täiskogu ees. Initsiaatoriteks oli 26 rahvasaadikut. Sel päeval tuli rahvas järjekordselt Toompeale valitsuse toetust avaldama. Ilmselt tänu rahvamassidele ei juletud umbusaldusavaldust Ülemnõukogus üldse hääletusele pannagi. Kuid poliitiline vastasseis jäi, sest reformid olid esiplaanile nihutanud isiklikud ja kildkondlikud majandushuvid. See kõik süvenes vaid kuu enne ootamatut lahendust. Moskvas süvenesid reaktsioonimeeleolud ja kogusid jõudu tagurlased. Alert oli kuskil 7. augustist. Nii palju läks siis 2 nädalat läks aega, natuke alla 2 nädala läks aega, kuni siis läks nagu õigeks toimetamiseks. Ja reede hakkas asi pihta. 19. augustil algas riigipööre Nõukogude Liidus. Tankid toodi Moskva tänavaile, ennast erakorralise olukorra riiklikuks komiteeks nimetav jõuk koondas NSV Liidu kommunismimeelsed juhtfiguurid ja jõustruktuuride ministrid. Oodata oli halvimat. Я хотел бы сегодня заявить
о том, что Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР полностью отдает себе отчет в глубине поразившего нашу страну кризиса. Он принимает на себя ответственность за судьбу Родины и преисполнен решимости принять самые серьезные меры по скорейшему выводу государства и общества из кризиса. Hommikul hakkas mingisugune imelik venekeelne tekst raadiost. Ma pean tunnistama, et tõesti nagu algul ei saanudki aru, et mis see täheühend tähendas, läbi une kuulsin seda. Siis kui me nagu hommikueinet hakkasime võtma kuskil 7-8 ajal, siis oli selge, et midagi hirmsat on seal Moskvas parasjagu tõepoolest nagu toimumas. Ja siis minister Vare oli tollal Toompel, kuna peaminister oli hetkel välismaal. Siis minister Vare kutsus tegelikult valitsuse kokku õige pea, olime siis Toompel kõik koos ja niimoodi see meiepoolne vastuseisuprotsessi korraldamine tegelikult algas. Õigupoolest oli tähtsate hoonete ennekõike Toompea kaitseks veetud juba suvel massiivsed graniitrahnud. Neid käisid vaatamas ka Nõukogude Liidu sõjaväelased. Dessantväelased tulid 2 meest tulid üles, jõuksud hästi pruunid, noored mehed. Ja ma olin siin samas selle kaitserajatise juures ja andsin ühele siis selle kodukaitse märgi. Ja vaatas seda, ütlesin, et tead, kui ükskord tuled tagasi lastega, siis on sulle hea meel, et sa ka siin käisid ja vaatasid, aga nüüd ütle mulle ära, kus kord te soomukitega üles tulete. Ja käisime temaga siis siin need põhikohad läbi, sest et niikuinii nad oleks käinud ise. Ja ta ütles, et sealt Kikendi köki juurest tuleb ta üles, et seal on koht olemas. Putšipäevadeks olid vead kaitsevööndis parandatud, kuid inimesi tabas Moskvas juhtunu muidugi ootamatult. Minu komme oli kohe söösta infokanalite kallale. Soome televisioon, Moskva, Eesti raadio, kõik panin siit siia sinna ja järsku vaatan Moskvast Luikede järv. Ja ma olin juba nii kaua siin Nõukogude Liidus elanud, et sain aru, et midagi on jama tead. Keerasin ruttu Soome peale, seal 2 meest arutavad, et kas me kui kiiresti me nüüd tunnustame uut Nõukogude võimu, Nõukogude Liidu uut võimu. Siis ma mõtlesin, nüüd on asi veel hullem, kui ma ette kujutasin, et siin pole matustega tegu, vaid sootuks millegi muuga. Siis sattusin Moskva peale, kus see Šaika, kurat, pohmellist, tead, kõik istuvad pika laua taga, õieti nagu ei suuda rääkida ka, kõik mõtlevad hapukurgi peale, kurat. Ja loetakse ette mingit deklaratsiooni, mis on siis nüüd toimunud. Jõudes Toompea plätsi peale, tuli mulle vastu tolleaegne Riiklik Julgeolekukomitee esimees Rein Sildari. Ja ütles ma nüüd ühed sõnad, ärge lollusi tehke. Mida need peaksid nagu nüüd tähendama, arvatavasti ka tagantjärgi me oleme arutanud, et ega me vist päris palju neid lollusi ei teinud. Nojah, esimene ootasin ära päevani, lõunani, et mis siis saab ja sõpradega, aga siis oli ka selge, et nüüd peab midagi tegema. Sellepärast, et on unikaalne hetk, kus tõesti võim lebab tänaval ja omal ajal oli nõukogune olukord, kus küsitakse, kellega kuulub võim ja kas keegi on nõus võimu võtma, kui oli kukkunud kokku tsarriik. Ja Vladimir Iljitš Taragoi teatas, et jest takkaja partija, on selline võim. Ja siis ma küsisin kõikidelt oma sõpradelt, meediamaanid ja kaevatselt ja kõik, kes sellal rahvarendi teadus valid, helistasin ja küsin, kas nüüd on see hetk, kus me peame tegutsema ja miks seda juhtu? Sellepärast, et paari tunni pärast võib olla sees tõesti tankid ja keegi arreteeritud. Valitsusjuht Edgar Savisaar viibis sel ajal Stockholmis rahvusvahelisel konverentsil. Ainukene võimalus oli side pidamiseks, oli mobiil, mis oli Rootsi saatkonnas ja seda ma siis käisin pidevalt siis Rootsi tollal konsuli juures veel siis kasutamas. Hakkas korraga tööle 3 tegevusliini, esiteks rahvusvahelise vastupanu organiseerimine, teiseks minu enda tagasitulek ja 3. siis selle tegevuse korraldamine, mis siin Tallinnas aset leidis. Savisaar ise esines enne Eestisse tulekut veel Stockholmi Norrmalmi platsil peetaval traditsioonilisel kõnekoosolekul. Riigipöörde organiseerijad püüavad oma tegevusega Nõukogude Liidus lahti päästa kodusõda.
see ei olnud ainult see väljaku täis rahvast, kes kuulas, tegelikult see oli ikkagi, kogu maailma press oli seal kohal ja ma arvan, et see minu kõne läbis tol momendil ikka enamuse suuri kanaleid meedias. Need 1991. aasta augustipäevad on asjaosalistel kustumatult meeles. Toompea, tele-, raadiomaja ja teletorni kaitsjad on neid hetki heldimusega meenutanud. Eks ole hiljem küll ju hoobeldud, see kõik oli puhas dekoratsioon ja ega ei oleks need kivid midagi pidanud, aga tollest ajast on üks raadiopüüe, kus venelased arutavad omavahel, et me ei saa siit üle, et on vaja Pihkvast tuua spetsiaalsed selliste rajatiste ületamise masinad kohale, nii et tegelikult neil oli ka ikkagi reaalne sõjaline tähendus olemas. Ja mida nad just võib-olla kõige raskemaks, vaadake, betoonblokkidel on troppide konksud, tankidel ja kõigil tehnikal on olemas trossid, millega nad ära tõmbavad kaitserajatised laial. Aga kuidas sa lähed nende raudkonksudega graniitmürakatele, mis kaaluvad sama palju kui tank? Ja ega siis meil oli veel teine asi siin üleval. Flora oli toonud meile veel kuiva seebipulbrit, nii et oli ka selleks lahendus, et tuletõrjevoolikutega, mis tuletõrjemasin oli ka siin üleval, laseme kaldteed seebiga kokku, mis oli kunagi juhtunud ju seal tselluloosavabriku juures. Nii et need asjad olid kõik olemas, et ega sellega oleks rabelemist olnud. Kriitilises olukorras tuli kiiresti otsustada peaküsimused ja töötada selles suunas. Esimene asi oligi mitte lasta ennast panna sellisesse vaikoleku seisu, võtta vastu ülemnõukogu otsus iseseisvuse kohta, sest ei olnud mingit kindlust, kas me päev hiljem või 2 päeva hiljem seda enam teha saame. Teine asi oli vaja näidata, et putšistide väited, et kogu rahvas neid toetab ja kõik plaksutavad nende võimule tulekuga seoses, et see ei ole õige. Vaat selleks oli meil vaja hakata organiseerima manifestatsiooni, rahva meeleavaldust, selleks oli meil vaja hakata organiseerima üldstreiki, mis ju ka toimus, et maailmale näidata ja veenda neid, et putšistidel ei ole niisugust suurt toetust, nagu tollaine Nõukogude Liidu välisministeerium seda väljapoole serveeris. Olukorras, kus Moskvas oli toimunud riigipööre ja valitses nii-öelda õiguslik vaakum, oli kaalul iga minut. Teati, et Pihkvast lähenevad Tallinnale soomustransportöörid, kuid Toompeal ei rutatud Eesti iseseisvuse väljakuulutamisega. Ja vaat niimoodi hakkaski see lõngakera siis veerema, ikka rohkem tuli meile toetajaid selja taha, kuni ühel hetkel oli kõks ja asi seisis ja oligi see ilus olukord, mida võiks, kirjanduslikult võrrelda sellega, et maja põleb. Üks jõuk, maja elanik on maja ees ja vaidlevad omavahel. Kes tohib kustutada, kas sina tohid või ei tohi ja milline see ämber on ja mis värvi see ämber on, millega tohib vett visata. Ühesõnaga jaburdusse, kõik see asi jooksis jaburdusse ja niimoodi oli ka Toompeal meil seal Eesti meeste omavahel. Eestile oli iseseisvuse väljakuulutamine ainus võimalus Nõukogude Liidust eralduda. Esimestest reageeringutest oli näha, et lääne suurriigid ei rutanud putšiste hukka mõistma. Pigem sondeeriti pinda, kas nendega võib endisi lepinguid jätkata. Ja näiteks kui lugeda tookordse Ameerika Ühendriikide presidendi George Bushi päevikut, mida ta ise nendel päevadel oma päevaraamatusse kirjutas, siis selles päevikus on eelkõige mure rahu pärast kogu maailmas ja teine moment, Bush annab endale aru, et ega lääneriikidel on väga vähe võimalusi üldse selles olukorras. Ja mida ta ka natukene kardab, aga mis saab siis, kui kas Venemaa president Jeltsin või need, Ameerika Ühendriikide jaoks natukene tüütud Balti riigid veel abipalve küsivad, mis saab siis, kui Landsbergis helistab ja abi küsib. Bushi esimestel tundidel asendas peaministrit majandusminister Jaak Leiman. Helistati ja meil oli valitsuse istung ja et nüüd samad tankid tulevad
sealt Petseri kantist üle piiri või lähenevad piirile, eks ole, ja siis, et mida teha. Et poisid on piiril, meil oli ju majanduspiir siis ja oli piirivalvurid mingite selliste primitiivsete relvadega. Ja 100 tanki tuleb, eks ole, et mis teha, kas võtta ära piiri pealt või hakata vastu. Ja siis ikka leidsime sellise talupohja lahenduse ja ütlesime, et ärge piiri pealt ära tulge, me ei saa niimoodi loovutada oma piiri. Aga vaadake ikka üks kivi või puu, et kuhu siis ikka jalga lasta, kui läheb tulistamiseks. Tallinna tähtsamate asutuste kaitsele toodi ka piirikaitsjate õppekompanii. Mehed me jaotasime ära korrustele, akende juurde. Meil oli relvastuseks ainult küll kumminuiad, kuid meil oli kaasa võetud ka niinimetatud Molotovi kokteilid kõikides strateegilistes kohtades, niisugused trepimademed, trepikeerud olid need pudelid valmis pandud ja oli valmis pandud ka tulekustutit ja olid valmis veetud voolikud tuletõrje hüdrantidest. Nii et me oleksime saanud vastu hakata küll mitte päris palja käsi, kuid ei olnud sellel ajal meil ei soomusveste, ei kilpe, ei kiivrid, mida me eeldasime, et meie vastastel on. Aga see tahe oli meestel selline, et ükski mees ei öelnud, et nüüd me läheme ära või nüüd me anname alla või mis iganes. Unikaalne positsioon oli teletorni ülemisele korrusele raudukse taha sulgunud meestel, kelle ülesandeks oli kindlustada raadioreleeliinide toimimine. Ma arvan, me olime ühed paremini informeeritud inimesed, vähemalt N-liidu territooriumil, sest läbi meie jooksis Moskvast Butši ajal BBC ja Jaapani telekanalid ja tegid filme ja saatsid selle välismaale. See oli vist ainuke kanal veel, mis töötas, kus said välismaa reporterid oma tehtud töid saata läände ja need jooksid läbi Eesti teletorni ja me nägime seda, mis muu maailm veel nägi. Ja loomulikult, kui sellises tuumariigis toimub riigipööre, siis kes selle on läbi viinud? Ja ega koosseis tuleb ju sellest riikliku erakorralise seisukorra komiteest välja, riigipöördes osalevad või on läbi viinud kompartei, kõige reaktsioonilisem osa komparteist, sõjavägi, keda esindab kaitseminister, KGB, kes oli hoidnud nii-öelda hirmu kammitsates kogu seda riiki pikki aastakümneid. Selles komitees on esindatud sõjatööstuskompleks, selles on esindatud valitsus ja peale selle tal on püütud anda ka selline konstitutsiooniline katte, selles komitees on ka veel Nõukogude Liidu asepresident, pealtnäha president Mihhail Gorbatšov on haige, ei saa riigi juhtimisel osaleda, asepresident osaleb, pealtnäha nagu on ka täiesti selline juriidiline katte sellele kõigele olemas. 19. augusti õhtuks oli Nõukogude lahingumasinate kolonn ületanud Eesti piiri ja järgmisel hommikul kella 10 paiku jõudsid nad Tallinnasse, võttes sisse kohad Tondil, Paljassares ja Tvigateli sõjatehase territooriumil. Selleks ajaks muide oli Riias juba vallutatud telekompleks ja raadiomaja. Tallinnas Toompeal paiknes raadiosidekeskus, mis nüüd sai ülesande tulnukaid tähelepanelikult eetris jälgida. Olles saabunud Tallinna linna, anti kohe sidemeestele korraldus kõik raadiosideks kasutatavad kanalid korralikult üle häälestada. Nad häälestasid pikalt 15-20 minutit ühte kanalit. No, sel ajal me fikseerisime kõik nendel kasutatavad kanalid ometi ära. Ja meie aparatuur ei täpselt automaatika peale pandud nende kanalite järgi. Et kui oli vaja segada, siis üks väike nupu krõks, üks kanal, teine kanal, kolmas kanal, kus nad on ja nii läks neil segaja peale. Toompeal oli ülemnõukogu takerdunud lõpututesse vaidlustesse, kas ja kuidas iseseisvust välja kuulutada. Näis, et seal võimuvõitlus muutus kõige tähtsamaks ja need 2-3 päeva, kus tegelikult ööd, kus kaubeldi võimu üle, oleks võinud saada hukatuslikuks Eestile, vot seda situatsiooni ma poleks kujutanud ette. Aga no nii ta oli. Ma arvan, et see kompromiss, mis tehti, oli lõppude lõpuks ikkagi Eestile oluline
sest et ta võttis maha selle sisemise lõhestatuse, mis võib-olla edaspidi oleks meie tee ja tegevuse tunduvalt raskemaks teinud. Kas me jääme igavesti toetama põhimõtet, mille järgi Eesti iseseisvuse saavutamiseks ei tohi midagi teha enne, kui iseseisvus saavutatud on? Või julgeme kordki teha ka äkilisema liigutuse? See vastupunimine käis kogu aeg edasi. Ja siis me mõtlesime niisugust asja, minu arvates jällegi idee tuli Edgarilt, et kutsume Vabaduse väljakule rahva meeleavalduse kokku. Kuigi see oli keelatud, igasugused meeleavaldused olid keelatud uute võimude ja sõjaväe poolt. Aga tähendab, meie olime kindlad, et rahvas tuleb. Sel ajal veel rahvarinde aura toimis. Ütles keegi ainult raadios, et vaat sel kellaajal palun, olge kohal, 10 000 inimesed tulid. Peame meeles, et diktatuur ei anna leiba, vaid leina. Peame meeles, et diktatuur ei anna vabadust, vaid jagab käske. Peame meeles, et diktatuur ei too rikkust, vaid viib viimsegi. Ei saa murda rahvast, kelle iga liikmel on küllaga iseenda tarkust ja ettevõtlikkust, aga kes saatuslikul tunnil suudab koonduda üheks pereks, nagu mesilased mesipuus. Me jääme ju ühte, tulgu mis tuleb. Nagu äike alla olgu kaja ja hoidujad teid üles. Ma mäletan eredalt seda, et vasakul siin kiriku ees oli Roman Toi ja Eesti rahvusmeeskoor ja kogu väljak oli rahvast täis, Pihkva tankikolonn oli tondil, nii et teatud risk oli, et mingi vägivald võib siin vallanduda, aga sellele vaatamata me selle miitingu korraldasime ja seal oli siis tõepoolest 2 põhilist ideed. Üks on see, et iseseisvus tuleb välja kuulutada veel täna. Sõna on ülemnõukogul, see, mis eile takerdus, peab saama nüüd lõpuni viidud. Me peame lõplikult fikseerima Eesti kui iseseisva riigi staatuse. Ja see oleks parim vastus nendele jõhkratele rünnakutele, mille objektiks me oleme saanud. Peamine asi, mis ma mõtlesin, oli see, et kui nüüd hakkavad sealt tagant tulema, Pärnu maanteed keeravad sisse Vene tankid või Vene väeosad, et kuhu soovitada rahval taanduda. Ma tundsin ühte asja küll selgelt, et tegelikult ajalugu iseenesest sünnib mingite hetkede sees ja et sa ise oled äkitselt selle ajaloos nii-öelda sattunud üheks peategelaseks. Umbes sellist tunnet ma kogesin, aga lisaks veel sellele oli mul tohutu niisugune sisemine rahu, et nüüd saab see tehtud. Tulgu, mis tuleb. Lugupeetud Ülemnõukogu, kes on selle poolt, et võtta vastu Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsus Eesti riiklikust iseseisvusest, palun hääletada 53 häält. Selle ettepaneku poolt on 69 rahvasaadikut, vastu ja erapooletuid saadikud ei ole. Otsus vastu võetud. Ei ole kahtlust, et masside kogunemine Vabaduse platsil andis Ülemnõukogu saali selge sõnumi. Taas iseseisvumise otsust tuleb koostada. 20. augusti viimase tunni esimestel minutitel selleni ka jõuti. Ma arvan, et see lõppsõnastus oli tegelikult väga hea. Ma arvan, et tegelikult lõppkokkuvõttes see, et saavutati ühiskondlik kokkulepe Ülemnõukogu ja Eesti komitee liini vahel, oli sel hetkel siiski väga oluline
järgnevate protsesside selliseks paindlikuks kulgemiseks. Mul oleks väga raske ette kujutada, kas see protsess iseseisvuse väljakuulutamine ja mis veelgi tähtsam on see järgnev iseseisvuse sisustamine. Kas see oleks saanud nii sujuvalt ja paindlikult kulgeda sel juhul, kui seda kompromiss-sõnastust sel hetkel Toompeal ei oleks saavutatud. Ma annan endal täiesti selgelt aru, et väga paljudel on selle kompromiss-sõnastuse suhtes erinev seisukoht. Mõned kiidavad, mõned kritiseerivad, mõned jumaldavad. Mina arvan, et see oli pragmaatiliselt vajalik kompromiss. Oht aga säilis. Putšistide soomukid olid rünnakootel ka veel järgmisel päeval, 21. augustil. Sünkroonselt hakkasid liikuma 3 erineva väeüksuse mehed. See oli erirood teletornide ründamiseks ja soomukite kolonn ja siis lihtsad desantlased. Ja nad erinevatel aegadel alustasid Tallinnast erinevast kohtadest liikumist ja väga õigeaegselt saabusid kõik sinna teletorni juurde. Rünnakrühm tormas kohe viimasele korrusele ja püüdis sisse tungida 22. korrusele asuvasse sideruumi. Kõigepealt, kui ta enne lõunat sai meie telefoninumbri ülevalt teletorni direktori käest, siis ta helistas üles ja ütles, et tehke uksed lahti ja nad tulevad üles ja nad ei tee midagi seal. Meil oli käest mitte uksi lahti teha ja mina ütlesin, et me uksi lahti ei tee ja siis küsis ta, kas te olete kamikaatsed või? Ma ütlesin, mina lasin gaasi peale ja siis ta ütles, et tema ründab. Ja peale seda siis nägime, kuidas inimesed neid kaitsesid. Motoklubi juurest tuli üks veoauto koorem sõdureid veel linna poolt. Ja inimesed võtsid tegid tõkke ette, seisid tee peale ette ja siis sõdurid tulid autokastist maha ja võtsid rivvi, kahekordsesse rivvi ja tulid, need inimesed nad tulid küll läbi nagu võist. Ega paljaste kätega inimene ikka dessantvägede ja sõduritele vastu ei saa. Kui nad püüdsid hakata edastama olukorrast ülevaadet, siis meil keegi mees vajutas tooni nupu peale ja segameel läks eetrisse. Juhtus siukene suur ootamatus nende jaoks, et Tallinna linnas, ühes ilusas Nõukogude Liidu linnas tol ajal nende jaoks katkeb side ootamatult ära ja kuskil enam sidet aastat ei õnnestu. 21. augusti lõunaks oli kõigile selge, et riigipöördekatse Moskvas on läbi kukkunud. Tallinnas võis karta vaid veel mõttetuid ohvreid pärast tõelise ohu vaibumist. Mul olid parajasti lossis läbirääkimised Melnitšuki ja Beloviga. Ja me tahtsime neile üle anda midagi ultimaatumi sarnast, mida Vare ja Raidla parajasti kõrvaltoast reisid. Ja siis tuli niisugune informatsioon, et siin on läinud tulistamiseks. Ma sain ikkagi maruvihaseks sellepärast, et asi hakkas justkui õnnelikult lõppema ja siis tuli selline informatsioon. Ja siis ma käratasin meestele, et nüüd lähme sõidame sinna ja vaatame, mis seal on. Et me tulime tegelikult siia seoses sellega, et Melnitšuk oli minu meelest ka ära hirmunud, sest et kui oli näha, et Moskvas ikkagi asi lõpebki nende jaoks halvasti, siis see veel puudub, et siin midagi samasugust hakkab juhtuma. Ja siis me sõitsime siia, aga ikkagi nad olid nii väge täis, et peale minu ja venelaste ja seal olid veel Toots ja veel paar meest ega rohkem kedagi sisse ei lastud. Me marssime siit läbi ja 3 sammu tagapool hüppas meile vastu selle väeosa komandöör ja ütles, et edasi ei tohi minna. Ma ei tea, kuidas ma reageerisin või miks ma just nii reageerisin, igatahes ma karjusin talle vene keeles vastu, et kuidas ta seisab mu ees, seistku valvel nii ja kandku ette, mis ta siin teeb üldse. Esimese hooga olid dessantväelased jõudnud torni alumistel korrustel päris korralikke purustusi tekitada. Siis ma kutsusin siia rühma Ülemnõukogu saadikuid, ma mäletan, seal oli Liia Hänni ja teisi, kes siis tegid niimoodi käigu pealt inventuuri. Ma mäletan, kuidas Liia Hänni käis ringi näpp püsti, et siin on ära lõhutud, seal on midagi purustatud, seal on paaris viin ära joodud või midagi muud taolist ja siis kasvatas neid mehi.
Järgmise päeva 22. augusti pärastlõunaks polnud Eesti pinnal enam ühtegi tulnukat. Jäid vaid need, kes olid olnud juba üle poole sajandi. Sellest hoolimata, et iseseisvus märkis alles enneolematu sõnnikuväe algust, tundus see vabaduse hetk valgemast valgem ja heledamast heledam. Pärast seda läksime Vare ja Raidlaga üles Toompea sööklasse ja jäime käepudeli viinale.